Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 19. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu tavaks saanud, salvestame Pärnu huubis. Täna palusin külla inimese, kes on, mulle näib küll praegu igal pool väga nõutud. Kõik tahavad temast osa saada, olgu see raadio, olgu see televisioon, no kõik tahavad. Nii et mul on väga-väga hea meel, et sa leidsid ajaga siia tulla. Tere tulemast, Astra Irene Susi. Tere tulemast, väga tore, et te kutsusite. Alustame vast sellest, et kuidas sa tavapäraselt ise ütled, et oled sa Astra Irene, oled sa Astra, et mul endal on lastel 2 nime, sest et ma tean, et üldjuhul kipub see üks nagu lemmik olema, aga see võib olla ainult meie peres nii. Ikkagi jah, esimest nime, tavaliselt ikkagi Astra öeldakse. Mõned inimesed ütlevad Astra Irene ka ja 2 inimest on öelnud Irene. Üks oli minu balletiõpetaja, ma mäletan, kui ma olin väike ja mõned teised on tulnud vahepeal, aga üldiselt ikkagi Astra on see, mida kasutatakse kõige rohkem. Kui keegi ütleb Irene, kas sa tunned nagu ära ka kohe ennast või läheb natukene aega? Ma tunnen ära, aga mul on nagu korraks segadus, et miks nüüd Irene, et mis see põhjus on, aga võib ka nii. No ma tean, et kui minul kodus M-kumb lastest midagi korda saadab, siis ikkagi tuleb täisnimi. Kas sinul on ka niimoodi, et kui ikkagi pahandust teed, ega siis on täisnimi? Ei ole tegelikult, ei ole kunagi nii olnud. Ma tean nagu, et filmides ja üldiselt raamatutes ka öeldakse nii, et siis öeldakse täisnimi, võib-olla isegi perekonnanimi juurde, aga mul ei ole, mul on ikkagi peres Astra, isegi vahet ei ole, kas on hästi läinud, kas on halvasti läinud, ikka on Astra. Aga rääkides nüüd sinu töö tegemistest, töösteste tegemistest, näitlemisest, lavastamisest, heli loomisest ja nii edasi, et siis kuidas sinu tee näitlemise juurde alguse sai? Ma olen päris palju mõelnud ise selle peale, et kuidas see tuli ja sellel on 2 versiooni. Üks on selline versioon, mis on peaga ja teine nagu südamega, ma ütleks. Et see, mis oli peaga, ma saan väga loogiliselt seda kirjeldada, mis oli see, et ma õppisin heliloomingut ja siis ma läksin Saksamaale vahetusõpilaseks oma 3. ülikooli õppeaastal siis ja seal minu heliloomingu teosed läksid kuidagi aina lavastuslikumaks, ma hakkasin lavastama neid rohkem ja ma sain täiesti ootamatult ühes lühifilmis peaosa Berliinis ja ma mängisin koos Hans Eisleri üliõpilasega, mis on siis põhimõtteliselt nagu Berliini lavakunstikool. Ja sellel aastal oli ka koroona, nii et kevadel ma pidin väga palju olema kodus, ma olin maal, Türi linnas, see on meie maakodu. Ja siis ma kuidagi tundsin, et miks mitte proovida, et ma olen niikuinii siin hermeetilises mullis, mul on aega jalutada, õppida tekste, mõelda nendele. Ja siis ma läksin katsetele ja sain sisse. Ja kuidagi sisetunne oli väga tugev. Ma tundsin terve katsete aja, et ma saan, et see usk endas oli hästi tugev sellel hetkel. Ja siis see teine versioon on see, mida ei taha tunnistada endale tegelikult. Mis on see, mis tuleb hiljem välja, et tegelikult ma ju nägin mingeid märke, et ma vaatasin väga palju lapsena erinevate näitlejate ja loomeinimeste intervjuusid. See huvitas mind väga. Ma mäletan, kuidas ma lapsena peeglis, kuna mulle väga meeldis film, ma tahtsin väga filmis olla. Mikroekspressioone õppisin, et see mulle meeles ja ma käisin ka aasta balletikoolis tegelikult 5. klassis. Ja kuna sealsed tunnid, ma jõudsin koju varem, kuna muidu ma käisin muusikakeskkoolis ja ise elasin Viimsis.
et pärnakatele Tallinna mõttes see niimoodi, et ma pidin 1 tund ja 20 sõitma ühest linna otsast teise ja siis tagasi, et põhimõtteliselt 3 tundi päeva jooksul ma veetsin bussis. Aga sellel balletikooli aastal ma jõudsin koju varem ja siis ma mäletan, siis oli veel Laseringi pood, kus müüdi filme. Ja see olid alati odavad filmid, ma ei mäleta, mis see hind tollel ajal oli, äkki mingi 20 krooni või midagi. Ja siis ma ostsin iga päev ühe filmi endale oma selle taskuraha eest ja vaatasin neid. Jah, et see on see teine pool. Et mingi tahe oli sees olemas, aga mõnikord on niimoodi, et ei tea, kas ainult mina arvan seda ja väljaspoole tegelikult ei ole seda, et ma saaksin sellega hakkama, et mis see reaalsus tegelikult on. Ma olen õppinud lihtsalt sellega, et kui ma enne seda, kui ma katsetele läksin, ei teadnud seda, ei uskunud, aga ma nagu sisimas teadsin, aga väljaspoole, kuna ma polnud tegelenud, ma ei teadnud seda. Aga nüüd ma olen nagu hakanud uskuma seda, et kui ma ise usun, et siis mingi aluspõhi äkki sellel on. Pikk vastus. Ma tea, minul on jõudnud selline teooria, et inimesel tulevad eluteele need asjad või et kui keegi millestki nagu mõtleb või millestki nagu unistab nii-öelda, et siis see ongi temale nagu määratud ja see on see hingekutse, mille poole siis nagu püüdlema hakata. Ja mulle kuidagi tundub, et see on see, millest sa just rääkisid. Jaa, ma olen sellega nõus ja ma isegi arendaksin seda edasi selles plaanis, et võib-olla ka mõtleb ja unistab, aga samuti ma sain äkki üle-eelmine aasta ma mõtlesin palju kadedusest, et kus see tuleb ja mis see on. Ja siis ma sain aru, et tegelikult inimesed, isegi ka mina, kõik me ei tunne kadedust tegelikult selle inimese üle. Me tunneme kadedust mingi kas omaduse, mingisuguse võimaluse üle, mis sellel inimesel on. Ja järelikult see tähendab seda, et ma peaksin püüdlema selle poole, et ka mingisugust sellist võimalust saada või sellist omadust endas arendada välja. Et inimestel võib olla väga imelisi asju, 3 sportautot, aga kuna mina ei tea väga autodest, ei oska ka autoga sõita praegu veel, siis ma ei oska tunda kadedust nende autode üle, aga millegi muuga võib-olla see tunne tekib. Et ma olen õppinud seda kuidagi jah, et seda tunnet, kui see tekib teistmoodi mõtestama, mis oli minu jaoks kuidagi väga avardav hetk. Ja, sest et kadedus oma olemused on niisugune väga negatiivne tunne ja tekitab pahat raskustunnet. Aga kui see transformeerida selliselt, et okei, see kuidagi kõditab mu närve, aga see on mul ka võimalik, siis ta võib olla inspireeriv hoopis. Täpselt, et ongi see, sest see on samamoodi osa sellest unistusest ilmselt. Et jah, et mitte peita endas negatiivseid emotsioone, vaid saada aru, et miks ma tunnen nii ja mitte kunagi kellelegi teisele selle pärast kuidagi vastu hakata. Väga ägedasse kohta on juba meie vestlust üürinud nagu tõsiselt. Täna endas just mõtlesin täpselt sama asja, et okei, et selle tänulikkuse ja tänutunde peale. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, aga miks mind nagu häirib see, kui keegi tundub nagu tänamatu olevat. Ja siis see oli esimene koht, kus ma vaatasin endasse, aga ka minus on mingis osas tänamatust. Ja see on täiesti okei, et ma julgen talle otsa vaadata sellele osale. Mitte nii, et issa ma tahan olla kõigest nii tänulik, sest et tegelikult mul ongi kõik hästi. Aga me olemegi inimestena üks suur kogum erinevaid emotsioone ja tundeid on ju. Et seda ei saagi keerata kinni üht osa endast. Täpselt nii. Mul tundub, et selline enese teadvustamine ja tajumine on ikkagi laval päris suureks plussiks. Ma arvan ka, aga see on tulnud ikkagi ajaga, et ja ka kindlustunne endas, et heliloomingus samuti aru saada sellest, et iga õpetaja ja inimene, kes tagasisidet annab läbi oma kogemuse ja oskus vastu võtta kellegi teise vaadet, aga mitte teha sellest midagi, mis on ainuõige. Et kui ma läksin alles ülikooli, just keskkoolist, siis
siis ikkagi tundus, et mingid asjad, mis ma teen, on valesti. Aga nüüd ma saan aru, et see on minu viis toimida ja teine viis on kellegi teise oma. Ja üks ei ole halvem kui teine. Aga jah, et see tuleb ajaga, et see mingi kindlus endas leida. Jah, see julgus, et ma olengi selline ja nii ongi. Jah, täpselt nii. Võtke või jätke. Täpselt. Aga nüüd, kui oled sellel teel juba päris tublisid saavutusi teinud seal näitlemise teekonnal, eks ju, siis kuidas sa täna vaatad ja tunnetad, et kus maal sa oled omadega heas mõttes? Ma olen üliõnnelik, et ma sain endale teatrisse või et mind siia oodati. Ma sain sellel aastal kolleegi preemia, mis on üks suuremaid tunnustusi, mida saab anda, sest et seda annavad need inimesed, kellega koos igapäevaselt oled. Teised tunnustused on ka toredad, muidugi kõik on meeldivad, aga lihtsalt see, et see ei ole keegi, kes kõrvalt vaatab ja näeb ainult korra, vaid et see on kuudepikkune koos olemine ja läbi selle. Ja siis seal vastuvõtu kõnes ma ütlesin seda sama, mida ma nüüd ütlen, et kui ma teadsin, et ma tulen Pärnusse, mul oli 2 mõtet, et kas mulle väga meeldib või mulle ei meeldi üldse. Et ma tundsin, et mul ei saa olla mingisugust nagu keskteed, et et normaalne on. Mis asja. Et ja läkski korda see, et mulle väga-väga meeldib. Nii hästi on vastu võetud mind. Ma olen saanud väga palju võimalusi ja mulle praegu väga sobib siin trupis. Et näitlemise osas ma olen teinud neid töid praeguseni, millesse ma ise ka usun. Ilmselt tuleb erinevaid aastate jooksul ja see on normaalne. Aga et ma olen alati saanud igas lavastuses aru, et mis minu funktsioon on. See ongi trupiteatris põhiline, mida ka koolis meile palju räägiti, et võib-olla mõni lavastus ei meeldi sulle üldse, mõni materjal, aga sa näed, et see on kellelegi teisele sinu trupis oluline ja siis sa teed selle poole tegelikult tööd. Jah, et ma olen paljudes erinevates rollides saanud olla, mitte isegi ma mõtlen just kui nagu karakterites, aga erinevates suurustega osades. Näiteks esimeses lavastuses, mis me tegime Tiit Paluga, seal ma tundsin, et minu roll oli energia. Mul oli palju väikseid erinevaid sutsakaid, aga need pidid olema hästi nagu andma mingisuguse nagu energeetilise puhangu sinna lavale. Et ma tundsin, et see oli minu funktsioon selles lavastuses ja et nüüd mul selles väikeses Härberis on kandvam roll, justkui mingi niisugune liim vahel või see, kelle ümber keerleb kogu tükk, et täiesti erinevad funktsioonid. Hästi põnevalt teed välja nagu üldse mitte sõnastades seda läbi näitlejatöö, vaid läbi nagu mingi omaduse, energia, liim on ja ma pole varem seda kuulnud, väga äge. Jah, ma arvan, et see tuleb sellest, et mul on see muusikataust ja ka tantsutaust, et lavastusi ma vaatan ka tihtipeale läbi vormi, kuna ma ise ka lavastan ja ma tajun tervikut päris hästi, et siis ma üritan alati aru saada, mida just läbi selle tegelase sellesse lavastusse on vaja, et miks see tegelane seal ka on. Ma ei tegele ainult silmad klapid oma rolliga, mis on ka muidugi oluline, aga siiski. Kas see teisipidi nagu suuremat sellist koormust ei pane peale, kui sa ka laval olles nagu vaatad seda tervikpilti, kui justkui ka läbi lavast? See oleneb väga, ma ütleks, et kõige vähem olengi seda teinud praegu selle väikese Härberiga. Kuna see on kõige suurem roll, mida ma olen teinud, ma väga usaldasin Ingomari või usaldan ka edaspidi Ingomari, aga selle rolliga eriti, et ma väga usaldasin seda, kuidas ta nägi seda, et ma ei hakanud üle mõtlema sellega. Et jah, ilmselt ongi, et oleneb selle rolli suurusest ja ka sellest, kuidas see lavastaja juhib. Kui Ingomar tuli sulle selle rolli pakkumisega, siis kas see oli kohe kindel või kuidas sul see tunne oli? Ma ütleksin Ingomarile vist praegu kõigi rollidega Ma tunnen kuidagi, et meie maailmatunnetus on sarnane. Ma nägin eelmine aasta, kui me tegime suvekooli, kus oli Nilsil suurem roll, et ma kuidagi see on muidugi minu vaade, aga et ta ei ole niisama neid rolle, et ta tabab midagi selles inimeses ära, mis just sobib sinna. Ja ma tean, et ta ei vali seda materjali ja ei paku seda rolli mulle niisama. Jah, et mul ühtegi küsimust ei olnud. Aga Endlasse, kuidas sa siia jõudsid? Ma võib-olla parafraseerin seda, mis enne oli, aga ma tõesti arvan, et kuidagi ma pidin siia sattuma ka.
et pärast lavakooli tihtipeale kutsutakse erinevatesse teatritesse ja mind oodati siia. Ja ma arvan, et see, mis tekitas selle tunde, et ma tulen siia, oli see, et ma sain kokku Ingo-Mariga ja ma rääkisin temaga ja mulle tundus, et ta on väga hea inimene. See kuidagi see kvaliteet nagu oli hästi oluline. Aga kooli ajal, kui palju te kooli ajal mõtlete sellele, et keda kuhu kutsutakse, kas üldse on ka teemaks? See hakkab viimastel aastatel teemaks saama rohkem. Eks ta on päris selline, mitte raske, aga selles mõttes, et see ikkagi seal on väga palju erinevaid aspekte, mis mängivad, kes kuhu läheb. Nii et jah, see ei ole kogu aeg meelel, aga sellel hetkel, kui need erinevad pakkumised hakkavad tulema, et siis saab ikkagi teemaks, sest et väga hea on noorel näitlejal, kui on võimalik olla tegelikult alguses vähemalt trupis, et saab mängida erinevaid asju palju. Muidugi vabakutseline olemine on ka väga adekvaatne ja tore. Aga jah, ma ei oleks saanud teha ilmselt nii palju rolle ja asju, kui ma ei oleks siia sattunud ja kohtuda nende inimestega, kes siin on. Et just vanemate näitlejatega, kellega ma ei ole mitte kunagi varem kohtunud. Et see on nagu hoopis teine maailm avaneb ka. Kas sa mäletad ka seda esimest päeva, kui sa tulid endlas uksest sisse, et mis tunne see oli või mis emotsioonid või mõtted sul nagu tulid siis? Mäletan küll. Ma käisin ühe korra suvel, kus tehti see näopilt minust, mis endla seina peal on. Siis mind juhatati alt Krimmi ruumi ja ma läksin sinna alla administraatori juurde, ma ei teadnud, kuhu minna ja siis helistati, sest et tavaliselt kõik teavad, kuhu minna. Tõid segaduses, et miks ma ei tea. Siis Priit Loog tegi selle pildi. See oli kõik hästi kiire, ma ei saanud väga midagi aru, aga siis see päris kohtumine oli esimene avakoosolek, mis oli siis suve lõpus. Et siis ma nägin kõiki ja istusime esimest korda Endla kohviku rõdul, pärast seda sõime kooki. Elevil oli Januka natuke ärev ka. Jah, mäletan küll. Aga see on nii äge, kui sellised hetked ju meelde jäävad. Et me võime ka ju lihtsalt läbi elu kõndida ja olla ja see on ka, kuidas keegi soovib, on ju. Aga kui on mingisugused need nagu highlights'id või mingid nagu eredamad hetked, siis minu arvates on nagu vahepeal nii tore nendes kohtades nagu tagasi käia. Jaa, ma olen nõus. Ma mäletan väga hästi Ingo-Mari kõne. See oli hästi tavaline, selles mõttes, et seal ei olnud mingisugust sellist pidulikkust, et see oli jälle see, et meil tuleb uus aasta ja nii mulle meeldis see. Et kuidagi rahulikult minnakse edasi, et ei ole mingit tohutut, et nüüd uuel aastal me hakkame täitma neid asju ja nii edasi. Et rahulikult läheb asi ja mulle tegelikult meeldib see. Et ei ole sellist jaanuari seda, et nüüd ma hakkan õigesti sööma ja käima trennis rohkem. Et mulle tundus, et see on kuidagi selles mõttes õige, et tegelikult need väärtused ja kohad, kuhu poole püüeldakse, et need on kogu aeg seal, et ei pea iga aasta seda lahti võtma, et me teame, mis alustel me oleme siin ja see läheb edasi. Kuidas sa praegu tunned, kui palju see olek Endlas on sind juba nii-öelda õpetanud, mõjutanud, suunanud inimesena kasvanud? See on väga, väga palju mind õpetanud. Hetkel, kuna mul oli just esietendus, siis ma lihtsalt tajun seda näitlejana kasvamist vist kõige tugevamalt hetkel. See tuleb eriti välja, kui mängida varasemaid lavastusi. Et kui üks suur asi on ära tehtud, siis see on uus, sa ei tea, kuidas seda saaks teistmoodi või muud moodi, aga vanadega see mingi kindlus, siis on märgata seda, et mul oligi paar nädalat tagasi, ma mängisin suvekooli ja see tunne oli teistmoodi. Et see on praegu olnud kuidagi esilinnas. Ja mis ma eelmisel aastal väga suurelt õppisin ära, oli see, et vahet ei ole vanusest, et kõik inimesed saavad olla sinu sõbrad. Sest et mul on kõige noorem trupis, see oli paratamatu lihtsalt, aga et päriselt seda tunda, et ma võin kõigiga vabalt suhelda ja ma ei
pea nüüd vaatama, et kus on nagu mingi, ütleme 35+, nüüd hakkame vaatama, kuidas selle inimesega suhelda, et kuidagi jah, see oli suur õpetusmoment eelmisel aastal, ma tunnen. Siuke nagu perekondlik tunne. Jah, selles mõttes küll. Aga rääkides nüüd siis sellest esietendusest ja sellest suurest rollist nii-öelda, et kuidas see nüüd on, et noh, võtta, kui sa ikkagi millegi jaoks nagu valmistud hästi põhjalikult, on ju, siis minul näiteks on niimoodi, et kui mingi asi on midagi väga suurt on tulemas, eks ju, siis teen selle ära, see on nagu hetkeks on siuke vaakum või siuke tühi tunne, noh, mis läheb nagu üle, on ju, ja täitub uute emotsioonidega ja nii edasi, on ju. Kuidas sul sellega lood oli? No ma jäin pärast esikat, jäin haigeks kohe, et see ilmselt oli märk sellest, et oli mingisugune vabanemine. Mul tunnen, et mul oli see vaakum ära nagu viimase 2 nädala jooksul. Ma kogu aeg käisingi teatri ja koduvahet ainult. Siis see tunne nagu oli hästi suur, et ma olengi siin, ma teen ainult seda, ma ei tegele praegu teiste asjadega, ma jätan teised asjad sinna paika ja olen ainult selles. Nüüd ma just tunnen, et mul hakkavad uued asjad, et mul on see ruum, et ma võtsingi enne esikat, tegin nagu pea tühjaks muudest asjadest, et olla päriselt ainult sellega. Mul on hea meel juba, et on nagu, jah, ma käisin loomaaias näiteks Tallinnas paar päeva tagasi terve päeva. See oli väga huvitav, see kuidagi väga aitas, et näha, et vahet ei ole, kas suur asi on ära või väiksem asi on ära, aga et kõik läheb ikka edasi. Ja, elu läheb kogu aeg edasi ühte viisi. Ma ei ole kunagi talvel loomaaias käinud. Mina ei olnud ka ja see oli ülilahe. Loomaaias oli kokku umbes 20 külastajat. Kõik loomad tahtsid suhelda või nad tulid lähemale, mis ei ole kunagi varem. Ma ei ole kogenud seda, tavaliselt alati nad pelgavad seda, nad ei taha, kui palju inimesi on. Aga see oli hoopis teistmoodi. Seal oli üks valge vares, albiino vares, kes oli oma pesakonnast välja heidetud, sest et oma karva värvuse tõttu. Ja siis ta oli pandud faasanitega ühte puuri elama. Ja siis tema tuli vaikselt tervitama. Ta oli üks viimaseid isendeid, keda ma nägin. Ja see oli nii lahe. Et ta tuligi ja vaatas ja elas seal faasanitega. Nii sõbralik ja nii huvitav. Mul oli väga suur elamus sellest. Ja reklaam töötas minu peal. Kodu ees oli silt kohtume loomaaias. Pühapäeva õhtul nägin seda ja siis ma mõtlesin, et okei, kohtume siis. Siis ma läksingi esmaspäeval loomaaeda. Et jah. Ma käisin ka alles hiljuti Tallinnas ja ma nägin ahvipildiga oli siukene kohtume loomaaias. See oli seesama, täpselt seesama. Ja järgmine päev seda silti enam ei olnud. Ja ta mõtlesin, see oligi see märk, et ma pidingi käima seal loomaajas. See on väga äge, et sa selle tõid välja, sest et ma ei ole tõesti elu sees sattunud loomaaeda talvisel perioodil. Yeah. Aga sa tegid selle kuidagi väga selliseks kutsuvaks ja apetiitseks. See oli väga kutsuv ja see ka, et tegelikult seal on palju siseruume ka, et iga kord, kui külmaks läheb, siis saab minna siseruume ja seal olla. Ja linnud. Mul oli suur elamus. Seal olid hiidmerikotkad. Nad tegid selliseid hääli. Ma salvestasin ka neid, ma ei ole varem kuulnud. Need olid täiesti uskumatu. Ühesõnaga, kui keegi saab Tallinnasse, soovitan väga loomaaeda talvel. Ma arvan, et väga paljud ei käi, nagu sa ütlesid, ala 20 inimest. Üks oli vist Eesti pere veel, aga kõik ülejäänud olid välismaalased. Kui palju sa võtad teadlikult aega enda jaoks, et mis iganes tegevus see siis on, kas või käik talvisesse loomaaeda või mis iganes on, et selline teadlikkus enda aja kasutusel? Ma olen pidanud seda nüüd õppima. Ma mõtlesin kevadel, et teadlikult endale aja võtmine on ka siis, kui ma teen teisi projekte. Aga siis ma sain suvel aru, et tegelikult see nii ei ole. Et isegi kui see on teine keskkond ja teised inimesed ja teised mõtted, et siis see mitte midagi tegemine nii-öelda on ülioluline. Ma viisin oma tervise päris viimase piirini. Et nüüd oktoobris ja novembris ma tunnen, et ma taastusin ja nüüd mul on uuesti energiat, et päriselt kohal olla. Et ma muutsin
tohutult kohusetundlikuks eelmisel aastal, sest et nii palju asju oli teha, ma pidin aega nii tugevalt planeerima, nagu ma ei ole kunagi varem pidanud. Ja just ka oma käimiseid, kus linnas ma saingi väga palju tehtud, aga siis see oli ikkagi oma hinnaga, sest mind huvitavad inimesed nii väga, mind huvitab suhtlemine üli väga, mulle lihtsalt meeldivad inimesed, mulle meeldib suhelda, mulle meeldivad uued kogemused, aga siis ma sain aru, et peab võtma päevi lihtsalt olemiseks ja nüüd ma vahepeal lihtsalt ei vasta ja ei ole nii kättesaadav kogu aeg. Hakkasin viltima, viimase kuu aja minu lemmiktegevus, ma vildin. Kuidas see käib? Ma pole kunagi teinud, see on nõel. Viltimisnõel ja siis vill. Lihtsalt nii ongi. Ja siis viltimisnõelaga torgid seda villa, teed selliseks kujuks, nagu sulle meeldib. Kui ta kõvaks läheb nagu päris tugevaks, siis ta on nagu valmis. Vill on väga pehme. Ja, see võtab ikka palju aega ja vahepeal torkab näppu ja et ühesõnaga erinevad tegevused, aga jah, ma mingisuguses intervjuus nüüd suvel ka ütlesin seda, et selleks, et saada aru oma piirist, peab olema seal üle käinud. Et enne ma ei saanud aru, et midagi nagu liiga palju oleks. Aga keha lõpuks ise ütles ja siis see võttis pikemalt aega, kui oleks vaja. Ja vahepeal tekibki tunne, et no kuidas siis ma nüüd ei tee, aga see on tegelikult hea, sest et siis selles vaakumis või mitte midagi hetkest tekivad uued mõtted üldiselt ka. Kuidas siis on sinu see mitte midagi tegemine? Kas see ongi sõna otseses mõttes, et vaata, täna ongi näiteks, ma ei tea, diivani, teleka ja teepäev või kuidas see nagu välja näeb? Mulle meeldib väga jalutada. Mulle väga meeldib kuulata muusikat. Mitte muusikud, see on väga laule. Ja, muusikuid ja muusikat ja jalutada. Just nimelt niimoodi jalutada, et mul ei ole lõpp-punkti ja ma saan käia erinevates kohtades, mis mulle tee peale ette jäävad. Mingis antiigipoes, mingis raamatupoes, vaadata merd, et tõesti niimoodi jalutada, et ei tea, kuhu jõuab. Mulle see väga meeldib. See kuidagi paneb mind hästi elavana tundma, see on kuidagi mingi osa minust isegi ma ütleks. Ja kohtumised, kellega see on oluline rääkimine, nendega koos olemine, kas või lauamängu mängimine. Ja tegelikult ka teiste kunsti kogemine. Kas minna muuseumisse või minna vaatama mõnda lavastust või kontserti kuulama. Mulle nendel päevadel pigem meeldib minna selliseid vorme vaatama, kus mul on endal ruumi, et mõelda. Et mis ei ole tihtipeale nii narratiivsed kui mõned klassikalised teatrilood. Ma käisin näiteks pühapäeval. Tallinnas on Kanuti gildisaal, mis tegeleb etenduskunstide ja tantsukunstiga. Ja seal oli üks tantsulavastus, kus oli 3 naist olid laval, kes tegid erinevaid rütmi ja liikumismustreid. See oli nii huvitav, mulle tõesti läks väga korda, sest et neil oli pikk stseen, kus nad diagonaalis kõndisid niimoodi, et vahepeal üks jäi maha, siis teised 2 kõndisid koos, siis 1 kõndis, siis 3 koos. Ja kuidagi see tunne, et võib-olla ma hetkel kõnnin nende inimestega koos, aga mingi hetk nad jäävad maha, mingi hetk ma kõnnin üksinda, mingi hetk see inimene, kellega ma üldse ei oodanud, jõuab kuidagi minuga koos kõndima, et see oli väga, väga ilus, väga puudutas mind. Et jah, teiste inimeste loomingu vaatamine ja kogemine ka väga õpetab ja aitab kaasa. Aga sinu enda looming, kus kohast või mis tunde või pinna pealt see nii-öelda sünnib ja tekib? Üldiselt need asjad, mis ma ise teen, kui ma lavastan, kui ma teen oma muusikateatri lavastusi või heliloomingut, siis need on üpriski isiklikud alati või need peavad tulema mingisuguse isikliku koha pealt ja see ei pea olema selles mõttes nii banaalne, et midagi juhtus, nüüd ma kirjutan sellest, et
see võib olla mingi teadmine, mingi tunne, mingisugune fenomen, mis mind praegu huvitab. Näiteks eelmine aasta mind väga huvitas aeg, et kuidas aega pikendada või lühendada. Ka helis, et kuna ma tegelen heliloominguga alates 9. eluaastast, siis see vormi tunne või see rütmi tunne on kuidagi väga tugevalt sees, et ma tean, et midagi toimub, paus ja siis jätkada, et kuidagi see loomulik hästi niisugune sisemine rütm on paigas, aga et kuidas mängida sellega, et kui midagi muutub liiga pikaks, et sa saad aru, et see paus on natuke liiga pikk. Et sa ootad midagi natukene ebamugav, et noh, et selline nagu rütmidega mängimine mind näiteks eelmisel aastal väga paelus. Aga jah, teemad, need tulevad ikkagi, ma tunnen, et ma lihtsalt olen kõige ausam sellest, seda peegeldama. Et ma loodan, et see võtab suurema mõõtme ja teised inimesed on ka seda kogenud. Aga et ma ei saa hakata millestki tegema, millest ma ise aru ei saa. Et mingisugune puutepunkt peab olema kas kellegi teise loomingu väga süvitsi endast läbilaskmine või tõesti enda isiklik kogemus. Täpselt nii, et näiteks see Maimu Bergi roll, mis mul suvekoolis oli, ma ei uurinud meelega tema kohta enne seda, kui laastus oli nii palju, kui ma teadsin, aga ma ei hakanud tegema kaevandust, sest et ma ei tahtnud, et ma hakkaksin kedagi imiteerima või üritama mingeid tema sõnu läbi enda keha väljendama või kuidas tema on tundnud, sest et ükskõik kui hästi midagi kirjeldada, tegelikult seda ei ole võimalik tegelikult oma tundeid täiesti kirjeldada. Mingi osa on sellest ikkagi fiktsioon, sest et sõnad annavad edasi nii palju, kui sõnad saavad edasi anda. Päev enne seda, kui meil oli esietendus, oli Maimu Bergi ka kohtumine teatris ja ma nägin teda esimest korda päriselus. Siis ma märkasin, et mingid žestid või ehete nagu katsumised olid hästi sarnased, mis mulle ei tulnud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et see on päris huvitav, et ma läbi selle teksti või kuidagi selle olukorra, mis siis Vaino Vahing oli kirjutanud, ma hakkasin tajuma nagu tema olekut. Ma arvan palju paremini kui siis, kui ma oleksin lugenud väga palju tema kohta. Ma arvan, et see läbi tunnetamine ja see ongi nagu asja tuum ja mina, kui ma ju näiteks teatrisaalis olen, siis ma ilmselgelt naudin rohkem seda mitte inimest, kes näitleb, vaid seda rolli sügavust ja sisu seal sees, eks ju. Ja igaüks, kuidas ta selle nagu kätte saab. Ega mul saalis istudes vahet ei ole, kui see on sinu nii intuitsiooni ja tunnetuse põhjal või on see siis kellelgi tõesti tundide viisi lugemise põhjal. On ju. Et see ongi täpselt see, mis ma kohe alguses ütlesin, selle kohta, kuhu ma kasvanud olen, ongi, et mõlemad versioonid on tegelikult pädevad, aga lihtsalt mis sobib kellale ja ei pea ennast kramplikult sundima mingisugusesse, et nüüd mulle tundub, et nii tehakse või nii pea. Tegelikult ei pea. Jaa, peab usaldama sisetunnet. Et selles mõttes, kui ma teen vägis nii, nagu teised teevad sellepärast, et just kui peab, aga see mulle nii mitu omane, siis see ei tule head nahka. Täpselt nii, jah. Aga sina ja muusika, kuidas see muusika sinus esimest korda helisema hakkas nii-öelda? Ma ei ole kunagi sellele mõelnud. Väga huvitav. Ongi näitlemise kohta ma olen mõelnud, aga ilmselt kuna ma käisin muusikakeskkoolis. Nüüd on see MUBA, aga tollel ajal see oli muusikakeskkool, kool, kus siis õpetati muusikat ja tavaaineid samal ajal. Meil oli eraldi muusikamaja, eraldi üldainete maja ja kõik oli seotud selles mõttes muusikaga selles koolis. Mu ema viis mind katsetele sinna ja ma sain sisse, et see on see, kuidas ma sinna keskkonda sattusin. Et ma enne käisin tantsimas, ehk siis muusika oli osa sellest tantsimisest, sellist on nii. Aga ma arvan, see on see keskkonna mõju tegelikult. Ma ei öelnud ise 5-aastasena, et ma lähen nüüd muusikat õppima, et see ei olnud nii. Ma väga tugevalt arvan, et väga paljuski keskkond mõjutab seda, kuhu inimene kasvab ja kuidas ta võimalused ja kuidas tal hakkab minema. Ja ma arvan, et see kool
seal olid harjutusklassid üksteise järel. Niimoodi, et lihtsalt see muusika nagu ilu ja müra oli lihtsalt kogu aeg osa minust. Ja ma ei osanudki seda enne mõtestada, kui siis, kui ma läksin tegelikult lavakunstikooli. Sest et terve aja oli see muusika olnud minu ümber, et ta oli osa minust täielikult. Ja siis järsku olla teises loomingulises keskkonnas, aga see polnud muusikat enam niimoodi, pani mind väga tugevalt seda hindama uuesti. Et midagi ongi, et kui sa ei saa aru, et sul on midagi olnud ja järsku seal ei ole, et siis sa saad alles aru. Jah, ja ma olin selles mõttes nii õnnelik olnud, et ma ei saanudki enne 22 eluaastat sellest aru, et ma olin kogu aeg selle keskel olnud. Nii et ma ei oska öelda, kust ta tuli, aga ma arvan, et see on lihtsalt see kokkukasvamine. Ja heliloominguga minu tolleaegse parima sõbrannaga me saime teada, et Alo Põldmäe õpetab. Me olime siis 3. klassis ja me tahtsime umbes oma laste palade raamatut välja anda ja siis me tegime pilte ja joonistasime. Me viisime selle isegi muusikakeskkooli raamatukokku. Ma ei tea, kas see veel seal eksisteerib või mitte, aga minul seda igatahes enam ei ole. Ma loodan, et see seal on. Peakski vaatama, väga huvitav. Ühesõnaga, Alo Põldmäe juurde ma läksin. Alguses oli niimoodi, et isaga ma mängisin klaveril ette, tema kirjutas ülesse need noodid. Ja siis sealt see läks edasi, ma lõpetasin tegelikult muusikakeskkooli 2 erialal, klaveris ja heliloomingus. Et ma olen alati olnud see mitme asja tegi, et mulle sobib see. Jah, ühesõnaga, ma ei oskagi öelda, kus see niimoodi helin rinna sees hakkas helisema, aga ma kuidagi äkki ütleks, et on just kogu aeg olnud osa minust või ema on ka rääkinud, et kui ma veel olin tema kõhus, et ta kuulas väga palju erinevaid muusikaid, erinevate rahvaste muusikaid. Ma ei tea, ma lihtsalt tundub, et see kuidagi on lihtsalt olnud minu kõrval kogu aeg. Jah, sinu kõrval, sinu ümber ja sinu sees. Täpselt nii. Aga ei tea, ma tahaks küll seda raamatut näha nagu hirmsast. Mina tahaks ka, seal peavad olema meie mingi tõesti umbes, ma olen 2-realised klaveriteosed. Ma pean selle üles ütlema, kui ma Tallinna lähen, ma vähemalt küsima, et kas see eksisteerib või mitte. Ma mõtle, kui äge, kui sellest saaks nagu päris asja anda välja nüüd. Nagu päris, kui nagu niimoodi suurte tiraažidena, jumal äge. Tegelikult küll, mul ei ole veel minu loomingut enda asju välja lastud, tegelikult see võiks millalgi juhtuda, see oleks kuna piisavalt teoseid on juba kogunenud, et mingisuguse selle võiks kuskil nagu saada ära, sest et vahepeal on küll see hirm, et kõik on kuskil pilve sees, et mis siis juhtub, kui see pilv kaob, et siis kõik haihtub. No aga siis too pilve seest ära ka nii-öelda reaalse kandja peale, vahet pole, mis vormis see kandja siis on. Täpselt nii. Aga viimane küsimus, Häärbergi lugu, natuke räägi, millest see räägib? Ja enne seda, kui ma täna siia tulin, ma käisin meie butafooriga rääkimas, Kaido Torniga. Ja me rääkisime temaga ka sellest loost ja ta küsis, et kuidas siis on mängida. Ma alguses ei osanud vastata ja siis ta hakkas rääkima vaimudest. Kuna ma mängin vaimu, siis ta küsis, et kuidas minu kogemused vaimudega on ja teispoolsusega. Sest et Häärbergis ka tuleb selle perekonna ema, siis tuleb vaimuna tagasi, et lõpetada asju ära, mis maiselt nagu jäi tegemata, kuigi ta ei tule omal soovil, aga ikkagi. Ja siis ma just mõtlesin selle vaimude maailma peale, et kas peab võtma nendega kontakti, kas see on hea, kas mitte. Et meil ei ole vastuseid, aga et see roll ka, ta väljus nagu sellisest analüüsist, mida tihti peale inimpsühholoogiaga saab teha, sest mingid asjad lihtsalt ei ole täielikult sõnastatud või sõnastatavad selles tükis. Mis on, ma arvan, väga huvitav. Et see miks ta midagi teeb, võib tulla sellest, et tal on mingi teadmine, mida meil ei ole. Ja kui vaadata seda läbi inimprisma, võib tunduda midagi väga palju tugevamat ja tumedamat.
kui see võib-olla, kuidas see roll seda või see vaim seda kogeb. Et jah, need vist on praegu need mõtted. Väga huvitav. Mind see teema täiega paelub. Nii, et minu said sa teatrisse igatahes. Aga suur aitäh sulle, Astra. Aitäh. Jõudu tööle ja järgmise jutustamiseni. Teeme nii, suur aitäh ja edu sulle kõige sellega, mis sa teed. Ja loodan kuulata teiste inimeste podcast'e.